Tere tulemast Metsaülikooli loengule. See on nüüd eelviimane loeng, homme on meil viimane. Ja et meil on väga hea meel, et meil on terve nädal on hästi läinud, arvukalt rahvast kohal olnud. Ja ma olen väga õnnelik, et meil on täna Merilin Vihmani loeng ja meil pärast veel kommenteerib tema loengut tütar ka keeleteadlasest tütar ja tema nimi on Virve Anneli Vihman. Nii et enne kui me läheme kaugemale, ma annan sõna nüüd Käbi Lokile, kes tutvustab meile MÜ Klassika loengute programmi. Palun, Käbi. Ja täna õhtune loeng on üks meie klassikutest ja klassikute all me mõtleme seda, et meie selle aastas virtuaalse Metsaülikooli projekt algas sellega, et me mõtlesime, et teeme kättesaadavaks inimestele loenguid, mida me oleme üle aastate salvestanud ja mida võiksid veel meile huvi pakkuda. Nüüd kõik need loengud meil ei olnud mingid professionaalsed salvestajad juures ja kõik ei ole nii tippen-toppen korras, aga näiteks täna õhtuse loengu juures võib-olla kuulete automürinat või midagi niisugust selle juures, aga siiski jutt on täitsa arusaadav ja peale selle esitatud loengu meil on üks valik teisi loenguid samal teemal, seekord keelest. Näiteks nüüd, kui te klikkate siia ja valike MÜ klassikalisi loenguid keelest, siis see viiks teid leheküljele, kus on 5 käbi, mitte minu käbi, aga käbisid nagunii. Ja kui te klikkate keele käbile, siis on kohe teil näha mitu loengut üle aastate, mis on keelest peatud, mida te võite suvaliselt omal ajal kuulata. Järgmise kuus on saadaval teil üle peaaegu 100 neid loenguid, mis osutusid huvitavaks ja kõlblikuks kuulamiseks nii, kuidas teile sobib. Ja nüüd kuulame ühte klassikat, Merilin Vihmani 1982. aasta loengut. Tänan, Käbi. Nii et nagu ma varem mainisin, meil on rõõm täna teile pakkuda kuulata Merilin Vihmani loengut. Teema on kakskeelsus laste juures ja lühidalt tema tagapõhjast. Merilin Vihman on sündinud 1939, on Ameerika päritolu eesti keelt kõnelev keeleteadlane. Ta on uurinud lapsekeele arengut, on tegelenud ka arengupsühholoogia ja fonoloogiaga ja 1971. aastal kaitses ta California ülikoolis Berkeley's doktorikraadi. 1996. ja 2006. aasta vahemikus juhtis ta Wales Bangori ülikooli arengupsühholoogia õppetooli. Aastatel 2007 kuni aasta 2020 oli ta lingvistikaprofessor York ülikoolis Inglismaal. Tema abikaasa oli Eestis sündinud keeleteadlane Eero Vihman. Kuulame täna Merilini 1982. aasta loengut pealkirjaga Kakskeelsus laste juures ja et pärast peaks tulema tema tütar Virve Anneli Vihman meile kommenteerima siis ema loengut. Nii et kuulame nüüd. Tänase loengu pealkiri on Kakskeelsus eelkooliealiste juures, mis on kirjas siin kaksiklehekülje peal. Kui ma selle loengu pealkirja lugesin, siis tuli küsimus, et mis on selle loengu side selle Metsaülikooli jooneka, et seekord pidi olema ühenduses ärkamisajaga.
Kui mõtelda, siis on side, sest et ärkamise ajal kõik intelligentsed, ütleme, see rahva intelligents, nemad olid suurem osa ju saksakeelse päritoluga ja nemad olid ka kakskeelsed. Nemad pidid ka toimima kahes keeles, kui mitte rohkemaski. Paljud meist ka ise on kakskeelselt kasvanud ja ma olen kindel, et see teeb selle aine veel huvitavamaks meile. Meie lektor on doktor Marilyn Wichmann, kes on lingvistika alal haritud ja tema töötab ka laste rääkima õppimise alal. Tema ise on kakskeelsena üles kasvanud inglise ja prantsuse keelega ja tema on saanud oma uurimistes tähelepanekuid teha oma laste kasvamises. Palun, võtame vastu Marilyn Wichmanni. Ma püüan kõvasti rääkida, kui on probleem, kui te ei kuule mind, siis tehke häält lihtsalt. Aga ma loen ja ma ei tea, kas ma saan lugeda ja kõvasti rääkida samal ajal, ma proovin. Kakskeelsuse küsimusi võib käsitleda mitmet moodi, nii hästi abstraktselt kui ka konkreetselt ja praktiliselt. Ma tahaks aga tuua esile ainult need aspekte, mis mulle tunduvad kõige olulisemad olevat just eestlaskanna jaoks Ameerikas ja Kanadas. Ma sellepärast mõtlesin organiseerida oma kommentaare ja näiteid 3 põhilise küsimuse ümber. Kõige olulisem küsimus on, et kas on üldse mõtet 2 keelt õpetada lapsele niisuguses ükskeelsuses ühiskonnas, nagu meil siin on. Tähendab, kas on üldse lootust, et lapsest tuleb kakskeelne täiskasvanu? Kas teine keel, see keel, mida koduväline ühiskond ei kasuta, võib püsida? Ja võib veel küsida ka, et kas lapsel on endal teisest keelest kasu? Tuleme tagasi sellele probleemile kõige viimasena, kuna see on kõige raskem ja subjektiivsem küsimus. Peab kohe ütlema aga, et mul kui keeleteadlasel on vähe pakkuda sellel teemal, kuigi mul kui ema on mõtted, millest ma räägin loengu lõpupool. Teine küsimus või õigemini rida küsimusi oleks, et mismoodi on kõige parem õpetada teist keelt lastele? Mis vanused nad peaks õppima? Kas on soovitavam, et mõlemad vanemad kasutaksid teist keelt kui võimalik? Kas tohib keeli segada kodus? Kas on parem, kui kasutatakse ka väliskeskkonna keelt, ütleme inglise keelt, kodus ka? Vaatame, mis minu ja teiste kakskeelsete laste kasvatajate kogemused selle kohta võivad meile ütelda. Ja siis 3. küsimus, mis mind kui keeleteadlast või psühholingvist eriti huvitab, puutub keele õppimise protsessi. Nimelt, kuidas laps õpib, mis sorti vigu võib oodata, tähendab, mis mõjusid võib oodata ühest keelest teise peale. Kas tuleb oodata, et teise keele õppimise pärast tekivad erilised probleemid keelega? Sellega tekib üldisem küsimus, et kas on mingil moel lapsele kahjulik õppida 2 keelt. Ja lõpuks, mismoodi ja millal laps hakkab aru saama, kellega ta räägib kumba keelt. Ma loodan teatud määral käsitleda kõiki neid küsimusi, kui aeg lubab, aga ma panen kõige rohkem rõhku keele õppimise protsessile, kuna ma olen seda kõige rohkem ise uurinud. Näited tulevad peamiselt minu laste suust, kuna ma olen päris lähedalt jälginud nende keele arenemist 2 keeles ja üks nendest ongi eesti keel. Aga küllaltki palju on juba kirjutatud laste kakskeelsuse kohta ja ma toon teisi näiteid ka teistelt lastelt, kuigi sel juhul mitte eesti-inglise keele kõnelejatelt. Võib-olla kasulik kõigepealt natukene selgitada meetodid, millega ma jälgisin oma lapsi ja mis tingimustes nad õppisid oma 2 keelt. Ma jälgisin nende keele õppimist kõigepealt päevikuga, alates tõsiselt esimestest sõnadest peale ja enam-vähem järgi jättes, kui nad said 3-aastaseks. Umbes 1 kord kuus ma võtsin nende jutu üles ka helilindi aparaati. Mu lapsed õppisid oma teist keelt, inglise keelt eri tingimustes. Vanem laps Virve õppis esimesed paar aastat ainult eesti keelt. Ta käis küll 3 kuud laste sõimes igal hommikul, kui ta oli parajasti hakanud sõnu kasutama, aga sellest jäid talle meelde ainult 4-5 sõna, kui ta sõime tagasi läks 21 kuuselt.
tal oli juba siis küllaltki suur eesti keele sõnavara. Üle 300 sõna igaühes ja tema laused olid vahest 6-7 sõna pikad. Võib siis ütelda, et inglise keel oli tõesti teine keel tal, kuna eesti keel emakeelena oli juba teatud määral formeerunud. Teise lapsega läks teisiti. Raivo kuulis algusest peale 2 keelt, kuigi kodukeel oli ikkagi eesti keel, kui tema sündis 3 aastat peale tervet. Raivo hakkas juba 6-kuuselt hommikuti lapsehoidja juures käima, kus räägiti inglise keelt. Ja ta õded ka tõi mängukaaslasi koju, kes tarvitasid inglise keelt. Nii et Raivo siis pidi saama 2-keelseks algusest peale. See vahe teise keele õppimise vanuses või tingimustes teeb ka vahet keele õppimise protsessis. Ma sellepärast räägin nende 2 juhtumist eraldi. Kõigepealt siis lastest nagu Raivo, kes kuulevad algusest peale korraga 2 keelt. On mitu eri võimalust kuulda 2 keelt imikuna. Ütleme lihtsustades, et lapsel on 2 eraldavat ümbrust, kodu ja koduväline ühiskond. Ütleme veel, et on ainult 3 võimalust kasutada keelt, kuigi keerulisemad võimalused on muidugi mõeldavad ja tegelikult olemas. Need 3 lihtsat võimalust on esiteks igal inimesel oma keel, teiseks 2 keele kasutamine sama inimese poolt ja kolmandaks igas ümbruses oma keel. Kui jagada nüüd meie 2 ümbrust nendele 3 võimalusele, meil tekib niisugune pilt, nagu te näete esimese jagami lehekülje peal, see kus on ABC. Kodus siis ja vaadake siis paremale poole, ülevalt alla lugedes. A oleks kodus 2 keelt on kuulda, aga kumbki eri isiku poolt, nagu ema 1 keel, isa teine keel. B, 2 keelt on kuulda sama isiku poolt, kas vaheldumisi või segakeelena. Ja C, kodu on ükskeelne, teine keel tuleb väljaspoolt kodu. Siis välises maailmas, vaatage nüüd üleval vasakul paremale lugedes. Laps kohtab A, 2 keelt kumbki eri isiku poolt, B, 2 keelt mõnede või kõikide isikute poolt ja C, 1 keelt, aga mitte seda, mis kodus kasutatakse. Nüüd ma olen pannud õigese kohta need artikleid, mis räägivad või raamatud, mis kirjeldavad lapsi, kes on õppinud oma 2 keelt selles olukorras, mis seal on nimetatud. Räägime natukene pikemalt, kuidas tegelikult juhtus teatud olukorrades. Esimene viide, Ronja, elas Prantsusmaal, aga naine oli sakslane ja pere käis tihti sakslaste juures. Laps siis kuulis nii hästi väljas kui kodus 1 või teist keelt, olenes isikutest, aga harilikult mitte mõlemat keelt sama isiku käest või sama isiku suust. Ta olevat väga vara õppinud tõlkima teise keelde, kui ta viis sõnumeid ühelt inimeselt teisele, isegi samas majas. Niisugune ühiskond, kus 2 keelt on kuulda väljaspool kodu, on muidugi üsna tavaline Euroopas, kuigi mitte Ameerikas, kus tüüpiline olukord on täielikult ükskeelne ühiskond. Nüüd vaadake paremapoolset veergu tabeli, kus peaks olema kirjutatud inglise ja saksa keel Leopoldi nimi järgi, see on väike viga. Leopold oli saksa keeleteadlane, kelle naine rääkis inglise keelt lastega, aga kes ise rääkis neile ainult saksa keelt. Kodus oli olukord siis võrdne Ronja omale, aga vahe oli koduvälises keskkonnas, kus laps üsna harva kuulis saksa keelt, välja arvatud, kui pere läks vahest harva külla Saksamaale. Tulemus on kerge oletada. Kuigi Ronja oli kindel, et tema vormel kummalgi vanemal oma keel võis ainult edule viia. Leopoldil oli sellega raskusi. Ta lapse saksa keel jäi alati palju nõrgemaks kui inglise keel ja mitu korda paistis kaduvat täielikult. Ja miks? Sellepärast, et ühiskond ei toetanud teist keelt ja kodus kasutati seda liiga vähe. Kolmas ja suhteliselt erakordne olukord on Fantini oma, mis on vasakul pool all. Laps kuulis oma Ameerikas asuvas kodus ainult hispaania keelt, aga kuna pere käis üsna sagedasti Boliivias ja Mehhikos, ta kuulis 2 keelt koduvälises keskkonnas. Sellepärast oli ta inglise keel kaua aega palju nõrgem kui ta hispaania keel. Nagu B-veergus ja reas on näha, on olukorrad, kus on 2 keelt kuulda sama isiku suust. Merle näiteks oli inglane, kes elas Soomes oma rootsi naisega, kui laps sündis. Isa rääkis lapsele inglise ja rootsi keelt, ema ainult rootsi keelt ja väljas oli rootsi ja soome keelt kuulda eri isikute poolt.
Chicanod Ameerikas tihtipeale kasutavad kodus ja naabriskonnas ka inglise ja hispaania keelt. Nii et kaks keelt sama isiku poolt nii hästi kodus kui väljaspool. Ja lõpuks, nagu tabelis on näha parem pool all, meie pere ja palju teisi eestlasi siin ja mujal kasutavad põhimõtteliselt ainult eesti keelt kodus, aga lapsed kuulevad peaaegu ainult inglise keelt väljaspool kodu. Kui lühidalt avaldada oma arvamist nende eri võimaluste kohta, siis ma pean ütlema, et meie tingimustes siin Ameerikas on viga kasutada, või pidin ütlema Ameerika maanteed, Ameerikas ja Kanadas, on viga kasutada inglise keelt lapsega kodus, kui mõlemad vanemad oskavad eesti keelt ja kui tahetakse, et laps õpiks ja säilitaks eesti keele. Inglise keelt nad õpivad nagunii. Kui laps kuulab aga kahte keelt samadelt isikutelt, tema keelte eraldamise probleemid võivad olla suuremad. Seda võib arvata, aga kindlad andmed puuduvad veel. No, sega keelest ma ei hakka praegu rääkima, kui tahetakse sellest rääkida, siis hiljem võib-olla. Laps, kes kuuleb kahte keelt algusest peale, peab eraldama neid kaht sõnavara ja kaht grammatikat, enne kui ta saab õieti hakata õppima kumbagi. Peaaegu igas kirjeldatud juhtumis on üks etapp, kus laps räägib segakeelt. Tähendab, et ta segab sõnu kummastki keelest kokku oma esimestesse lausetesse. Tundub, et ta ei ole veel täielikult eraldanud oma kahe keelesüsteemi. See etapp on päris kindel tunnusmärk, et emakeel on lapsel tegelikult kaksikkeel, nagu võiks ütelda. Aga õieti igas keele osas võib leida kakskeelsuse mõjusid lapse varasel keele tarvitamisel. Nendest mõjudest me nüüd räägime põhjalikumalt. Mitmed autorid on juba kirjeldanud kakskeelse lapse häälikusüsteeme ja pilt on nende järgi üsna sarnane kõigil juhtudel. Laps hakkab ühe häälikusüsteemiga, võttes oma häälikuid kummastki keelest. Alles hiljem ta eraldab neid kahte erinevasse süsteemi. Foneetilised detailid ühest keelest tungivad vahest alguses teise keelde. Nagu näiteks Majori laps kasutas inglise keelest aspireeritud kusiile ka, ta, ka portugali keeles, kus nad ei peaks esinema. Leopoldi laps kasutas velar või taga L, nagu inglise keeles L, saksa keeles inglise mõju all. Minu poeg kasutas paar kuud inglise eesti keeles ja sellega nimetas ennast Rivals. Hiljem takas kasutama eesti L-i R-i asemel, nii et ta ütles enda kohta Laivo eesti keeles ja Raivo inglise keeles. Eesti R on tunduvalt raskem lastele. Ruke Travina, üks latlanna, on kirjeldanud läti ja rootsi keelt õppivaid lapsi, kes kasutavad uvulaarselt R-i rootsi keelest, mis esineb ka prantsuse ja saksa keeles. Läti rullitud R-i asemel. Raivo oli peaaegu 5-aastane, kui ta lõpuks hakkas eesti R-i kasutama ja nüüd kutsub ennast Raivoks eesti keeles. Raivo oli osalt laps muidugi kasutab foneetikat sellest keelest, mida ta rohkem kuuleb. Aga Raivo näiteks oli eesti keel palju tugevam kui inglise keel 2-aastaselt, kui ta hakkas inglise R-i tarvitama. Nii et see ei olnud sellepärast, et inglise keel oli tugevam, vaid sellepärast, et see inglise keele joon, see Ameerika R oli kergem ütelda kui eesti oma. Ja tal oli see valik, kuna ta oli kakskeelne. On teada, et lapsed valivad oma esimesi sõnu ka osalt hääliku mustri järgi. Näiteks üks väike eestlanna, keda ma jälgisin pool teisest kuni 2 aasta vanuseni, Linda nimeline, lihtsalt hoidis R-iga sõnades eemale, kuni ta lõpuks hakkas kasutama L-i R-i asemel, nagu Raivo omal ajal. Kakskeelsel lapsel on aga võimalus valida sõnu enam-vähem sama tähendusega ühes või teisest keelest, lihtsalt hääliku järgi, kui ta veel ehitab endale ühist sõnavara kahe keele jaoks. Ta sõnavara Võtame näiteid Raivo sõnavaras, kui ta oli 1-2-aastane. Ta sõnavara oli sel ajal umbes 85% eesti keelest võetud ja 15% inglise keeles. Tal olid siis rasked mitte ainult R, vaid ka L, täishäälikud Ü ja Ö ja 3-silbilised ja pikemad sõnad. Sellepärast ta kasutas ja nüüd te võite vaadata seda 2 lehekülgne jagamit. Ta kasutas hi, mitte tere, up, mitte üles, puzzle, mitte mõistatus, out, mitte välja, wet, mitte märg ja now, mitte nüüd. Tähendab, igal pool, kus seda sõna oli tarvis, see tuli inglise keeles. Teised sõnad olid aga eesti keeles.
et lapse kaks keelt ei ole täielikult eraldatud, näitab selgelt see, et ta võib segamini ajada kaks eri keeltest võetud sõna. Näited võiks võtta Leopoldi teosest või Muralit või Oksaarelt, nad kõik teevad seda, lapsed, mitu last on kirjeldatud niimoodi. Aga ma toon näiteid jälle lihtsalt Raivo keelest. 2,5-aastaselt ta kasutas sõna kitten, kui ta mõtles õieti kinnas ehk mitten. 3,5-aastaselt ta ütles nuued, kui ta mõtles new või uued. Kui nüüd rääkida grammatikast, hakkame käände lõppudega, mida kõik paistavad nii katvat eesti keeles. Lõpud nagu hobusel, hobusele, hobuselt, hobusega, ilma hobuseta ja nõnda edasi. Leopold, Merle ja Fantini on kõik andnud andmeid, mis paistavad näitavad, et grammatiliste lõppude õppimine võib olla aeglasem, kui laps on kakskeelne. Teised aga nagu Burling, Imedadze, Bubenik ja Mikes ei leidnud seda nende laste juures, keda nad jälgisid. Raivo kohta võib ütelda, et ta õppis eesti keele käändeid suhteliselt hilja ja kostpositsioonid nagu poogi jauks, isa juurde, voodi alla, suhteliselt vara. Virvel ja sellel Lindal, keda ma jälgisin, nendel oli vastupidi ja nad mõlemad õppisid ainult eesti keelt alguses. Ma loen teile 4 lauset, mida Raivo ütles Virvele 2,5-aastaselt. Pange tähele, kuidas grammatilised lõpud suurel määral puuduvad ja need näited on jälle toodud teie selle jaganud peal. Ema vii sinu värvid ära. See on miks sina värvid iga pool. Sina võid mängi minu värvid, aga see on miks mina lähen nüüd minu tööle. Tähendab, mõned lõpud on olemas, teised puuduvad. Võib arvata, et laps, kes õpib kaht eri keelesüsteemi ja kes kasutab sõnu 2 keelest ühes lauses, proovib enda elu kergendada nii palju kui võimalik. Kospositsioonid ja teised sõnad, milledel on grammatiline funktsioon, on vist kasulikumad kui lõpud, mida ei saa kasutada nii hästi mõlemas keeles. Õieti juhud, kus grammatilised lõpud või isegi grammatilised sõnad laenatakse ühest keelest teise, esinevad erakordselt harva. Raivo aga kasutas 4 kuud lauseid nagu pull off, no tee, more... Ma ei saa seda ütelda, tuleb eesti aktsent inglise keele peale ja vastupidi. More muna, saada book, ei võta out ja nõnda edasi. Teil on need ka pandud. Who I me, see oli 2-aastaselt. Umbes 20% Raivo lauseid olid niisugused, kui ta sai 2-aastaseks. Ei ole nii üllatav siis, et Raivo vältis grammatilise lõpusid ja kasutas isegi inglise keele grammatilist sõna eesti keeles. Esimene kord ma kuulsin, et Raivo ütleb Virve äs saapad jalad. Ma küll ei teadnud, mis ta mõtleb. Tuli välja, et ta tahtis ütelda, Virvel on saapad jalas. Aga ta jättis välja 2 käände lõppu, L, Virvel ja S, jalas. Ja selle asemel, et ütelda lihtsalt Virve on saapad jala, mis oleks üsna imelik, ta pani inglise keele hääs juurde. Samasugused laused järgnesid, nagu teil on kirjutatud seal. Liisa äs juttu, Raivo äs väike juttu, ema äs sinine sus ja Raivo äs 2. Mis pidi tähendama, ma ütlesin, et Virvel on 2 nahk jala all ja Raivo tahtis kinnitada, et hoopis temal on 2 nahk. Nii et Raivo äs 2. Ja lõpuks Raivo äs kinni juba. See viimane on tüüpiline eestikeelne lause ehitus. Inglise keeles ei saaks ju ütelda, vähemalt mitte idiomaatiliselt, Raivo has his sandal closed already. See ei ole väga hea inglise keel. Nii et see oli täielikult eesti keel, aga lihtsalt üks väike inglise keele nõks pandud sinna sisse. Isegi pool aastat hiljem, kui Raivo oli lõpuks hakanud oma keeli palju paremini lahus hoidma, nii et ainult umbes 5% tema lauseid sisaldati sõnu 2 keelest. Meil oli järgmine jutt, mis sattus lindi peale, et Raivo, kes have kampsun? Mina ütlen, kellel on kampsun? Raivo ütleb, jaa, mul, Vaivo on kampsun. Tegelikult see ehitus have või hääsiga paistab olevat kergem lastele kui eesti keele väljendus käändega. Vähemaltki on teada, et Rumeenia lapsed, kelle keel omandab mõlemad konstruktsioonid, mul on ja I have taolisi, õpivad have konstruktsioonid palju varem. Niisiis paistab, et printsiip on sama kui R-i kasutamise küsimusel. Kui 2 keelt, mida laps õpib erinevad, laps võib kasutada vähemaltki alguses seda, mis on talle kõrgem. Nagu me oleme juba näinud, laps kasutab alguses küllaltki palju segalauseid, kui ta õpib korraga 2 keelt. Õieti ei saa rääkidagi ühe keele grammatilisest mõjust teise peale, kuni laps on hakanud kasutama oma 2 keelt nagu iseseisvad riistad, nagu Leopold ütles.
Aga kui laps on lõpuks hakanud ehitama oma 2 sõnavara eraldi, ta siiski kasutab tihtipeale lause ehitusreegleid ainult ühest keelest. Ühe sõnaga paistab, et sõnavara eraldatakse varem kui lause ehitusreegleid. Näiteks Swain ja Wesh, prantsuse ja inglise keele õppivad lapsed, kasutasid lauseid, kus grammatiline struktuur oli täielikult prantsuse keeles, aga sõnavara inglise keeles. Nad nimetavad lauseid nagu they open the windows, you got that, a bed, ja mis on muidugi täitsa hea literaalne tõlge prantsuse keeles, aga ei ole väga idiomaatiline inglise keel. Üks Raivo ajutine lähendus probleemile, mis tal oli eitavate lausete ehitusega, tuleb arvatavasti inglise keeles, ma seletan. Vaatame, kuidas eitav konstruktsioon arenes tal. Alguses, kui ta oli just hakanud sõnu kokku panema, tal olid laused, mis olid enam-vähem õiged, vähemaltki mis puutub eituse väljendamisele. Ja siis on jälle näited pandud teile sinna. Ei vaja, tähendab tema keeles, ei taha. Ei mängi, ei saa, ja nõnda. Ei vaja jala kriips-kraps, tähendab ära teeline kõdi. Ei vaja more nina, mis tähendab ära pühi minu nina enam. Probleem tekkis siis, kui Raivo tahtis mainida lause tegelast või subjekt. Ta siis pani ei lause algusele, kus see ei tohi olla. Ei Padi Kuku, ei Raivo Kuku. Niisugust viga võib leida lapse keeles küllaltki tihti, olenemata mis keelt laps õpib. Inglise keeles võib kuulda no daddy hungry, no the sun shining ja saksa keeles nein schaffe ich. See on üks etapp eitava ehituse õppimises paistab üldiselt. Natukene hiljem Raivo hakkas kasutama ei ole, näiteks ei ole autos sees, ei ole tigu ja isegi ema klaas ei ole tühi, mis on väga hea. Aga samal ajal võis kuulda ka see king ei päh, tähendab, tal ei olnud täitsa selge veel, kuidas need asjad liitab. Ja seal tegusõna ole puudu. Umbes 6 aega pärast seda Raivo järsku hakkas kasutama niiskusi lauseid nagu see on ei tühi, see on ei verve oma, see on ei saa kukku maha ja isegi see on ei ole kitsas. Nädal aega pärast seda tema iseäralikud laused olid kadunud ja võis kuulda näiteks Raivo ei taha haige. Paistab, et selle aja jooksul, kus me kuulsime neid eri sorti eitavaid lauseid Raivo suus, ta otsis alla teadvuslikult loomulikult, kuhu panna sõna ei, kui tegija on ka mainitud. Kuna jaatavates lausetes tegija pannakse ju tavaliselt lause algusesse ja eitavates lausetes sõna ei käib seal. Ei olnud probleeme lausetes nagu ei saa käia, ei saa kätte ema vett, ei pime vaja. Need laused, kus Raivo kasutas ei pärast sõna on, tunduvad nagu tõlked inglise keeles, kus võib väga hästi ütelda this is not empty, see on ei tühi, nagu ta ütles. This is not verves. Ei saa olla täitsa kindel, aga et lapse vead tulenevad teise keele mõjust, kuni ükskeelsete laste arenemine on teada. Aga eesti keele jaoks niisugused andmed puuduvad päris täielikult. Minu teada keegi Eestis ei uuri keele arenemist laste juures ja välismaal on ainult üksikud tööd, nagu Helgi Osteraihi doktoritöö Montreali eesti laste keele kohta. Oleks väga huvitav teada, mismoodi lapsed Eestis õpivad eitavaid lauseid kasutama, kas ilma suurema probleemita või samade etappide järgi nagu Raivo või hoopis teisiti. Muidugi lapsed kõik ei õpi samuti nagunii, aga üldine tendents on harjatult olemas, kui hakatakse asja uurima. Tähenduse vead, kus ühe sõna mitu tähendust ühes keeles viiakse üle teise keele sõnale, mis ei sisalda sama ulatusega tähendusi, ei ole väga tihti märgata kakskeelsete lastes jutus, eriti alguses, kus laps kasutab oma sõnu natuke isemoodi nagunii. Hiljem aga võib kuulda niisuguseid juhuseid nagu järgmised. 2,5-aastaselt Raivo hoiatas ühte sõbrannat, et ta ei tohiks hammustada Raivo õuna nende sõnadega. You can't a piece of apple because I have a cold. Siin ta kasutab can, nagu see oleks igas kontekstis sama kui eestikeelne saa, sa ei saa tükki õuna, mis on täitsa õige eesti keeles. Just nagu ma saan minna, võib tõlkida I can go. 3-aastaselt Raivo vaidles sama sõbrannaga mitu päeva, et oskab lugeda kordades I know how to read, 1, 2, 3. Kakskeelsed lapsed kasutavad vahest synonüüme 2 keeles koos oma esimestes lausedes. Raivo näiteks ütles mahla, juice või veel milk, vesi. Huvitavalt kõik joogipalved. Hiljem paistis, et ta synonüüme kasutas rõhutamiseks. Aastakümne kuuselt ta istus minu kirjutuslaua juures sulepea käes ja rääkis endale no do, ei tee, here, ei tee siin. Palju hiljem veel paistis, et Raivo ootas, et oleks iga sõna jaoks oma synonüüme tõlge teises keeles.
4,5-aastaselt ta noomis mind, kui ma kasutasin sõna station wagon eesti keele kontekstis. Station wagon on inglise keeles ja Volkswagen on eesti keeles. Nagu Kanada psühholoog McNamara on nimetanud, üks imeväärsemaid aspekte kakskeelsuse isiku võimetest on see, et ta oskab mitte segada oma keeli. Nagu me oleme näinud, laps ei jõuagi kohe nii kaugele, aga kui kaks keelt on küllalt kaua ja järjekindlalt kuulda lapse ümbruses, laps ikka saab lõpuks eraldada neid. Kuigi on küllaltki palju lahkarvamisi selle kohta, et kas täiskasvanud kakskeelsel isikul on üks või kaks mõttesüsteemi oma topeltkeelesüsteemi taga. Ei ole sugugi selge, kuidas laps eraldab oma kahte süsteemi. Aga on andmed, mis paistavad näitavad, et see hakkab juhtuma siis, kui laps on võimeline hakkama keele peale mõtlema, arvestades muidugi seda, mis ta räägib. Raivol näiteks langes segalausete arv päris järsult, kui ta sai 2-aastaseks. See oli ka see aeg, kus oli märgata, et hakkas kasutama päris järjekindlalt õiget keelt iga inimesega. Üks erand oli see, kui ta ütles minu teismelisele õepojale, kes eesti keelt ei oska, vaata seda juttu, see on minu juttu. Teine poiss vastas, I only speak English. Mille peale Raivo naeris piinlikult ja vahetas ruttu teemalt. Tema reaktsioonist saame aru, et viga oli juba ärakordne tema jaoks 2-aastaselt. Samas vanuses Raivo hakkas kasutama väljendust keeles, mis tähendas teises keeles. Näiteks, kui Raivo oli ütelnud butterfly, ma parandasin, jaa, see on liblikas. Raivo siis küsis, teeles on? Aga teinekord ta ise seletas, teeles see on monkey. Tähendab, keeles võis olla nii hästi inglise keeles kui eesti keeles. Samal ajal Raivo hakkas ka rääkima oma enda jutu vormist. Näiteks pärast, kui ta oli soovinud mulle hea tööd, ta lisas, mina hea tööd, minu ema. Ja või teinekord, mina ütles sulle, tule siia. Ta kordas ka teiste inimeste juttu. Näiteks bensiinijaamast ütleb mulle, onu, vaat sina tahad, sina regular. Ühesõnaga, onu ütles, what sina tahad ja sina vastad regular. Paar kuud hiljem Raivo hakkas parandama mind ja Virvet. Ma olin talle ütelnud näiteks, sina võid minna siit toast välja. Millegi pärast oli midagi pahasti teinud. Ta vastab mulle, see ei ole toas, see on köögis. Ta siis hakkas ka vahest tõlkima oma juttu oma algatusel, endaga rääkides. Lähve out of here, monster is here. Lähve out here, monster on siin. Lihtsalt räägib endaga. Kui Raivo oli peaaegu 4-aastane, ta jutustas mulle, kuidas ta räägiks oma sõpradele koolis, et tal on nüüd hobune, kui tal hobune oleks. Jutt kõlas umbes nii. Kõik lapsed ütleks, where did you get that horsey? Ja mina, I got bigger. Ja lapsed ütleks, no you didn't. Siin on märgata, et tal on selge pilt, kus kasutatakse missugust keelt ja tal on nüüd see väga tähtis. Sel vanusel, kui ta kuulis, et ma eesti keeles seletan perele, mis keegi oli mulle sel päeval rääkinud, Raivo hakkas tihti peale lisama, aga mitte eesti keeles või aga inglise keeles muidugi. Umbes 5 kuud hiljem ta mainis mulle mitu kord, ma räägin 2 keelt, sa tead. Nii, et kuigi keelte eraldamine algas juba 2-aastaselt koos esimeste tunnusmärkidega, et laps oli hakanud ise mõtlema keele peale ja rääkima sellest, ta paistis jõudvat alles 4-aastaselt täisteadvuseni oma kakskeelsuse kohta. Me oleme nüüd küllalt pikalt rääkinud kakskeelse lapsekeele arenemisest. Kuivõrd erinev on olukord lapsega, kes õpib oma teist keelt juba enne kooli minekut. Esiteks võib ütelda, et on küllaltki suured vahed eri laste vahel, olenedes osalt sellest, kuivõrd seltskondlikud nad on. Kes kangesti tahab mängida lastega, kes räägivad teist keelt, õpib ruttu motivatsiooni pärast. Motivatsioon on ikkagi peaasi keele õppimisel ka laste juures. Teine vahe käib esimese keele unustamise kiiruse kohta. Mõni laps keeldub kohe kategooriliselt kasutamast 2 keelt. Teisel lapsel aga on see uhkus ja nauding. Mis on ühist lastele, kes teist keelt õpivad, aga on see, et nad paistavad alati kasutavad alguses valmis fraase, mis nad õpivad pähe. Nagu, ja seal on teil pandud ühed Virve ingliskeelsed päheõpitud laused. Happy birthday to you, või nagu ta ütles, happy Thursday to you. Oli üks esimesi. My goodness, jump down, stop it, what's that, lunchtime. Kõik fraasid, mida Virve kasutas esimesel kuul, kui ta hakkas inglise keelt kuulma iga päev laste sõimes. Üks uurimistöö tehti Californias 5 Mehhiko lapse kohta, 5–7-aastased. Leiti, et nende esimese 2 kuu jooksul Ameerika koolis nad kasutasid 53–100% niisugusi fraase oma kõnes. Tähendab, valmis tehtud fraasikesed
milles nad ei teadnud täpselt, mis iga sõna tähendab, lihtsalt fraas täielikuna oli neil teada. Verve kasutas 60% fraase samal ajajärgu, mis on võrdlev. Ega fraaside õppimine ei esine ainult inglise keeles, vaid ka prantsuse, saksa, vene ja ivriidi keeltes ka. Need on ainukesed keeled, mille kohta ma olen kirjeldusi lugenud, teise keelena. Esimese keele õppimise juures on neid pikki fraase harelikult vähem, arvatavasti sellepärast, et lapse mälu ja lapse kogemuse keelega on veel liiga väiksed. Samuti on natuke vanema lapse vajadus ennast väljendada teistele lastele palju suurem. Kui nad keelt veel tegelikult ei valda, nad proovivad anda mulje, nagu nad seda valdaks, kasutades niivõrd palju uut keelt kui võimalik. Näiteks üks 6-aastane prantslane, kelle pere oli just kolinud Californiasse, maadles teise poisiga kooli õues. Ta rääkis talle, what's your name? Arvatavasti ainuke asi, mida ta oskas, nii ebasobiv, kui see paistab olevat, eks ole. Kui lapsel on mitu niisugust päheõpitud lausetest meeles, ta võib hakata neid analüüsima ja keele õppimine ongi alanud. Näiteks üks Mehhiko tüdruk selles uurimistöös kasutas väga tihti fraasi how do you do these? How do you do these flower pot? How do you do these tortillas? Hiljem ta hakkas kasutama how do you make the flour? Ja siis how do cut it? How do make it? Ja siis lõpuks ta sai how ka lahti eri sõnana ja võis ütelda how you make it? How will take off paste? Niisugune, eks ole, analüüseerimine või analüüsimine. Ta kordas küsimusfraase how'ga nii palju, et ta võis pikka mõõda analüüsida neid, kuni lõpuks how ise oli kasutatav. Peab meeles pidama, et me räägime siin lastest, kes õpivad keelt ainult rääkides, mitte tundides või õpikutest. Grammatilised reeglid ega printsiibid ei ole neil teada ja fraaside või lausede tähendust nad peavad aimama olukorra järgi, kuna keegi ei tõlgi. Sellepärast on see loomulik keele õppimise protsess võrreldav esimese keele õppimisega, kuigi õppija on vanem ja tal on juba olemas keelestruktuurid, mis võivad ka segada teise keele õppimist. Verve kui teise keele õppija oli erakordselt noor ja ka arglikam. Laste sõimes ta peaaegu üldse ei rääkinud teiste lastega mitu kuud, aga ta kuulas ja kodus, eriti siis, kui ta oli 3-4 kuud sõimes käinud, hakkas väga palju kasutama inglise keelt, rääkides nii hästi meiega kui iseenesega. On selge, et tema fraasid nagu that's good või that's yours ei olnud mõeldud enese väljendamiseks ega ka mitte kommunikeerimiseks, kuna ta võis ennast palju paremini väljendada eesti keeles ja meie seda julgustasime ka nii palju kui võimalik. Aga tal käisid inglise keele fraasid peas ringi paistis. Nagu poolõpitud laul, need uue keele mustrid tungisid tema mõtetesse. Need kodus, kus ta tundis ennast vabamana kui sõimes, ta lasi neid käia. Ma arvan, et oleks liiga palju ütelda, et ta just nimelt praktiseeris või harjutas inglise keelt, kuigi efekt oli sama. Ma ütleks pigem, et ta mängis ja mängus nagu ikka ilmusid tema kogemused ja probleemid ja inglise keel oli sarnane probleem tal tol ajal. Kodus meie siis kuulsime näiteks it's a hot, kui ta tõi trepi pliidi juurde, et vaadata, mida ma teen. Või I want more söögi ajal. Või what's the matter, kui ta oli mind löönud ja ma mängisin, ma nukan, what's the matter. Ja I read it this one, kui ta toob mulle raamatu. Kõik näited esimesest 5-6 sõimast. Samal ajal ta kasutas nõnda nimetatud žargooni ehk jamalaused, mis kõlasid nagu inglise keel ja kus vahest 1 või 2 tuttavat inglise keele sõna võis ka leida. Nagu näiteks ta võttis kord ajakirja kätte minu voodi pealt ja ütles mitu korda I got it, han book. Siis ta keeras lehti ja luges ette mulle han. Umbes niimoodi. See kõlas küll nagu inglise keel, aga ei olnud midagi seal sisu sees. Inglise keele sõnad või fraasid olid vahest kuulda žargooni sees. Täpselt samuti kasutas ivriidi keele kõlaga žargooni üks koju läinud 4-aastane israelanna, kes oli unustanud oma keele, kui ta veetis aasta aega Ameerikas. Žargooni kasutamine on äärmine vastand koolis õpitud võõrkeele kasutamisele, kus iga sõna kohta on päris täpne tähendus teada tõlkimise teel, aga voolav hääldamine tavaliselt puudub õpilase lausetest. On vastupidi žargooniga, kus tähendus puudub täielikult, aga uue keele kõla, rütm, intonatsioon ja sagedasemad häälikud on olemas. Vähe õpitud fraasid on nende kahe äärmuse vahel. Hääldamine on tavaliselt parem kui erisõnade juures.
ja kaotab oma aktsendi teatud määral, kui ta kasutab valmis tehtud või väheõpitud fraasi nagu tere hommikust, seda ma võin ütelda kohe nagu ikka. Aga siis, kui hakkad sõnu liitma ise, tuleb aktsent juurde, kui loed, siis on veel hullem, vabandan. Aga tähendus on ka olemas nendes väheõpitud fraasides, kuigi see ei ole harilikult täpne tähendus, vaid üldine, olukorrale sobiv tähendus. Näiteks üks 3-aastane prantslane meie lastesõimes õppis ütlema enne lõunat it's clean up time, mida ta tarvitas ka kodus, nähtavasti arvates, et see tähendab palun sööma. Me jälgisime ennem Raivo keele teadvuse arenemist, algates 2-aastaselt, kus ta hakkas eraldama oma 2 keelt, kasutades õiget keelt õige inimesega ja kus ta hakkas ka rääkima sellest, mis ta ise ütleb ja tõlkima oma sõnu ühest keelest teise. Virvel oli väiksem inglise keele sõnavara 2-aastaselt kui Raivol, aga tema ka hakkas rääkima keelest sel vanusel. Näiteks 25-kuuselt, kui ta oli just kuulnud sõna moon tema kusiinide käest, ütles mulle, anksi keeles on a moon. No, anksi oli tal inglise keeles. Samal vanusel ta seletas mulle vahest, mida ta oli inglise keeles ütelnud. Näiteks, ma ütlesin head aega tädile, bye. 28-kuuselt, just enne kui me pidime Eestisse minema Virvega, ta rääkis oma vanaemast seal. Ma ei taha ütelda please, ta ei saa aru. Ja 3-aastaselt Virve, no mis on tegelikult päris keeruline mõtte lapsel, eks ole, ta saab aru, et seal on teine inimene teise oskusega ja kui ta ütleb inglise keeles please, siis see teine inimene ei saa aru. Paneb ennast teise inimese olukorda. Ja 3-aastaselt Virve noomis mind, kui ma midagi ütlesin tema isale inglise keeles. Sa ei räägi inglise keelt. Sina ja mina ja isa, me räägime eesti keelt. Kodukeelepoliitikat ei oleks võinud selgemini väljendada. On selge aga, et Virvel oli erakordne huvi keelte vastu. 3-aastaselt hakkas sõnu välja mõtlema ja nende jaoks definitsioone looma. Harilikult negatiivsed definitsioonid, nagu nüüd ma tean, et see järgmine lause ei ole, see on nagu jama, aga see on, kuidas ta seda ütles. Pedel, üks lill, kus ei tohi panna vaasi. Kui ta oli 3 aastat 9 kuud vana, ta parandas mind ja õieti, kui ma ütlesin talle, pane need nukud eemal. Virve vastas, ei, eemale. Ja siis lisas, sest kui on palju, siis on eemale. Kui on üks, on eemal. Kui ta nägi, et ma hakkan naerma tema seletuse peale, ta muutus oma meelt. Ei, on alati eemale. Seletus oli vale, aga printsiip grammatilise seletuse taga oli tal vara olemas. Üks Ameerika psühholingvist on ka kirjatanud oma tütre kommentaare ja küsimusi keele kohta 3-aastaselt, kui ta oli õppinud türgi keelt teise keelena. Teatud määral tuleb niisugune huvi keelte kohta lapse ümbrusest muidugi ja vanemate huvidest. Aga võib arvata ka, et nad kuuluvad kakskeelse lapse kodulistesse. Kuigi 50 ja 60 aastat tagasi enamjagu teste Ameerikas paistsid, näitavad, et kakskeelne laps mõtleb segaselt ja et kakskeelsud on vaimselt väsitav lapsele. Hiljem selgus, et resultaadid võisid tulla selles, et need nõnda nimetatud kakskeelsed lapsed tihtipeale ei teadnud inglise keelt kuigi hästi. Testid olid alati inglise keeles ja põhinesid keskklassi Ameerika kultuuril. Laste raskused testidega võisid tulla sama hästi keele kui kultuuri arusaamatustest. Viimase 15 aasta jooksul on mitu eksperimenti tehtud, kus valitakse hoolega lapsi, kelle keeleoskus paistab võrdne olevat mõlemas keeles. Uurijad on leidnud, et kakskeelsed lapsed on tundlikumad sõnade tähenduse nüanssidele. Nad lasevad ennast vähem segada häälelise mustriga. Tundub, nagu neil oleks teatud mõttes objektiivsem arusaamine keelest juba varakult, võrreldes ükskeelsete lastega. Võib arvata päris kindlasti, et kakskeelsus teeb lapse keele teadvuse teravamaks, kuigi eri isikud erinevad ka selles. Oleme mööda minnes maininud, et lapsed erinevad oma keelevõimetes ja oma hoiakutes keele kohta. Kuigi arvatakse üldiselt, et iga laps õpib ilma raskuseta mitu keelt, kui võimalus tekib. Ja mida varem, seda parem. Olukord on tegelikult keerulisem kui see. On kindel, et kõige kergem mood saada kakskeelseks on kodus imikuna. Aga mõnel lapsel on see siiski raskem kui teisel. Ja teatud määral võib õppimine areneda aeglasemat kakskeelsuse tõttu. Kui laps on alguses ükskeelne ja õpib teist keelt hiljem, siis mõned uuemad uurimistööd on ootamatult näidanud, et vanemad lapsed 10 kuni 14 aastased õpivad suhteliselt kiiremini kui väiksemad lapsed. Aga mis on eestlastele palju tähtsam küsimus harilikult, on keele püsivus või alleshoidmine. Siin on jälle need kuulsad isiklikud erinevused. Minu peres paistab olema see õnn, et vanem laps, kes muidugi annab standardi normale, juhtub olema keelest eriti huvitatud.
tema jaoks ongi kakskeelsus üks kallis asi iseenesest ja ta unistab õppida veel prantsuse keelt, mida ta vahest kuuleb minu sugulastelt. Kuna tema on meiega peaaegu alati nõus eesti keelt kasutama, isegi kui ta tulevad sõnavara probleemid, teine laps ei ole ka veel proovinud inglise keele peale minna meiega rääkides. Keegi kahjuks ei ole veel põhjalikult uurinud, mille järgi võiks ennustada, kas lapsel püsib lapsepõlve keel või mitte, aga isiklik keele huvi on vältimata üks tegur. Keele küsimusega on tihedalt seotud meie esimene küsimus, kas on mõtet õpetada kahte keelt lapsele. Esiteks on selge, et laps võib säilitada kaks keelt, kui tal vähegi huvi on. Huvi võib tulla sellest, et üks lähedane sugulane ei oska inglise keelt, või sellest, et lapsel on sõbrad või ka täiskasvanud, keda ta väga austab, kes kasutavad alati teist keelt temaga, või sellest, et tal on tahtmine kunagi reisida või külas käia, eks ole, seal, kus tema teist keelt räägitakse. Või sellest, et on kirjandus, mis teda huvitab selles keeles, või lihtsalt, et keeled teda huvitavad üldse. Muidugi me teame ka, et tunda kahte keelt tähendab paremini või laiemalt tunda oma maailma kahest perspektiivist. Ja samuti teise keele oskus kindlasti aitab muude võõrkeelte õppimisega, milles võib olla rohkem kasu väljaspool kodu. Peab meeles pidama aga, et lapsel endal võib olla negatiivsed küljed selle teise keele kasutamisel, eriti ükskeelses keskkonnas, nagu meil on siin. On raske olla teistmoodi oma sõpradest ja kasutada teist keelt nõuab ka teatud energiat, mida iga laps lihtsalt ei suuda pühendada sellele. Tähtis on siiski ka see, et isegi laps, kes räägib nõnda nimetatud köögikeelt piiratud sõnavaraga, või kes ei viitsi otsida õiget sõna, vaid lihtsalt segab kergesti kokku oma kahte keelt, võib otsustada igal ajal hiljem õppida paremini ja korralikumalt rääkima. Ta võib hakata palju lugema ja kõnelema inimestega, kelle keel on parem, ta võib tulla metsa ülikooli. Siin olles ma olen kuulnud julgustavaid jutte, mis kinnitavad minu arvamist selle kohta. Inimesed, kes ei kasutanud mitu aastat eesti keelt rohkem kui passiivselt, ütleme, ja kes siis otsustasid ümber ja tugnevasid oma keelt. Tugevdatud. Täiskasvanul on igatahes tublisti kergem oma teist keelt parandada, kui seda õppida algusest peale. Peaasi on ikka see, et keel on sümboolne nähe. Vanema põlvkonna jaoks on emakeel võrdlemata side minevikuga, oma kodu või kodumaaga. Ja see minevik, mis väiksele lapsele veel ei loe, kuna see on vaevalt olemaski, hakkab väga tähtsaks muutuma täiskasvanu eas. Lastel aga on teine perspektiiv. Lapsed on tavaliselt väga praktilised. Kui ühes keeles ei ole neil mingit ilmset kasu, nad võivad väga kergesti loobuda sellest. Aga laps areneb ja muutub ise. Ja ta võib 20-aastaselt hakata kahetsema, et ta keel ei püsinud küllalt kaua, et ta saaks siis ise otsustada seda edasi kasutada. Olla kakskeelne on teatud mõttes raske, kuigi mitte keele pärast iseenesest, vaid terve kultuuri ja identsuse pärast, mida keel nii hästi peegeldab. Ei saa minu meelest loota, et meie lapsed pääseks topeltidentsusest sellega, et nad keelt unustavad või jätavad kõrvale. Vastupidi, minu meelest kakskeelsus annab isikule eneseväljendamise võimalusi, mida kaks ilus, põnev ja muidu eriline. Ja siis me võime loota sellega nendes alles hoida vähemaltki tükkikese eesti keelt, nagu väike tuli, mis tuleb uskumatult kanda järgmine 10 aastat, kuni nad on nii vanad, et nad võivad otsustada ise selle edasi kanda, kui neil siis endal sellest paistab mõtet olevat. See oli väga huvitav vaadata, ütleme, laste keele arengut. Küsimus on see muidugi, et kuidas siis, mida see peres tehti, siis kui laps midagi valesti ütles, kas siis sa ütleme seda oleksid kohe parandanud või lastud või seda asja ignoreerinud, kuidas see olukord toimub, ma mõtlen, et kas see areng, kas see kodune olukord aitas kaasa sellele arengul ka või kas see kodune olukord jäi enam-vähem samaks, kui laps ise arenes? Ei, no
me oleme alati püüdnud eesti keelt kasutada kodus nii palju kui võimalik ja me kasutame inglise keelt siis, kui on külalised, eks ole, kes eesti keelt ei oska, loomulikult. Kui laps ütleb midagi inglise keeles, siis tavaliselt meie ei ütle seda, vaid me proovime näiteks, kui Raivo ütles mulle, et see on butterfly, või lihtsalt ütles butterfly, siis ma ütlen, jah, see on liblikas, eks ole. Sa annad siis mudeli ja see on natukene taktilisem võib-olla nüüd, kui Virve hakkas kõvasti inglise keelt kasutama, kui ta oli just hakanud inglise keelt õppima, me muretsesime, et nüüd lugu on läbi, eks ole, ta oli 2 aastat ilusti õppinud eesti keelt ja siis hakkas järsku rohkesti inglise keelt kasutama. Siis ma kardan, et vahest tuli niisugune asi, et räägi eesti keelt või kuidas on see eesti keeles ja nii. Aga me proovisime seda kasutada nii mõõdukalt kui võimalik ja lihtsalt ise kasutada edasi eesti keelt nende ümbruses, eks ole, nende ümber ja nendega ja omavahel. Ja see aeg läks mööda. Paistis, et Virvel oli lihtsalt tung kasutada inglise keelt, kuna ta seda vajas just sel momendil. Lapsed tema ümber rääksid, tema ei ostanud. Siis läks see inglise keele tung läks väiksemaks iseeneses. Muidugi, kui laps hakkab koolis käima, see on see hädaohtlik aeg, kus tõesti inglise keelt tuleb peale. Ja Virvega oli niimoodi, et ta hakkas kasutama eriti, ma olen kellelegi siin juba sellest rääkinud, hakkas kasutama valmis tehtud fraase, mis klišeed inglise keeles, mis paistsid talle nähtavasti lihtsalt väga põnevad olevat, nad olid uued. Ja siis mõnikord ta isegi valmistas meid ette niisuguste sõnadega, nagu inglise keeles öeldakse, I just don't feel like it. Ja niisugused laused tulid. Ja ma arvan, et see on väga tüüpiline selles vanuses, et need klišeed on väga põnevad lapsed. Aga me ei teinud erilist numbrit sellest ja see ka läks mööda. Eestikeelsed klišeed on ka ja nii palju, kui me teadsime ja võisime, siis muidugi me proovisime seda teha, ja. Edasi minna selle. Aga kui 2 inimesed on näiteks, sa rääkisid palju küsimusi järgi ja Möönen on vist nõus tegema täna õhtu huviringide ajal eriseminari, kus inimesed võivad neid asju edaspidi arutada. Nii, selline loeng, vabandust, lõpus oli vähe segane ja lõppes vähe järsult, aga et loeng oli ikkagi tervik ja et mul on hea meel, et Virve oled siin, kes aitab meil lahti selgitada natukene seda loengut. See oli nii palju informatsiooni ja ma kindlasti tahan uuesti üle kuulata neid näiteid. See oli nii palju huvitavaid näiteid, mida ma leidsin kuidagi seoseid enda lapsepõlvest mõnda asja ja ma kindlasti tahan kuulata. Mida sina ütleksid selle loengu kohta ja nende teemade kohta? Ja tere minu poolt. Tore on jah kuulata niisugust asja nii ammusest ajast. See klassika sari, mida te praegu teete, on hästi tänuväärne. Ma arvan, et on väga erakordne, et on selline võimalus kommenteerida oma ema loengut sellest ajast, kui mina olin laps ja siis veel see, et ta tsiteerib mind, räägib palju minust seal, et see teeb seda natuke naljakaks, aga muidugi huvitavaks ka. Mul on mõned mõtted, mida ma jagan ja siis võib-olla teistel on ka veel küsimusi ja nii edasi. Üks on see, et esiteks tegelikult ma peaksin seda ütlema, et minu ema ei kasvanud üles eesti keelega ja mina ei saanud aru, kui suurt ambitsioonikat projekti ta ette võttis koos minu isaga, kui mina sündisin ja nad otsustasid koos
üle minna eesti keele peale. Enne seda, et neid huvitas keel, nad rääkisid osa ajast eesti keeles, aga et see oli tõesti suur niisugune julgustükk ja see tuli sellest, et Eesti oli saanud väga oluliseks ka talle ja et eesti keel muidugi eriti sel ajal tundus väga kauge ja väga ohustatud ja nad said aru, et ilma selleta, et kodus räägitakse, lapsed ei õpi seda, nii et suur austus. Aga siis ma räägin ka veel nagu pisut niisugust isiklikku juttu, et mina nüüd elan Eestis ja kasvatan 2 last ka kakskeelsena ja ma kuigi see võib tunduda ilmselge, et inglise keel Eestis on hoopis teine asi, täiesti radikaalselt teine asi kui eesti keel Ameerikas, kus mina üles kasvasin, aga ma ikkagi ei saanud sellest päris aru täiesti, kuni ma hakkasin seda kogema ja läbi elama neid erinevaid etappe, et alguses, kus laps läks sõime või perehoidu ja hakkas ainult eesti keelt kuulma. Alguses ta rääkis minuga küll inglise keeles, meil oli üks vanem ühes keeles, läks perehoidu ja hakkas seal ainult eesti keeles rääkima, vastas mulle eesti keeles, mina jätkasin inglise keeles ja siis, kui me lõpuks Ameerikasse tulime, kui ta oli umbes 2,5-aastane, siis mõnda aega ta rääkis ainult eesti keeles kõigiga, sellepärast et tundus, et eesti keel on see, mida kõik räägivad ja inglise keel on see, mida ainult tema räägib, et kõik peaksid eesti keelest aru saama ja siis selle Ameerika visiidi ajal ta sai aru, et on võib-olla teistmoodi ja pärast seda ta on ainult tahtnud inglise keeles minuga rääkida, et see erisus 2 keele vahel on väga tugev, aga muidugi mida vanemaks lapsed saavad, seda rohkem nad tajuvad seda, et mis need erinevad keeled tähendavad, mis keele prestiiž on, mis erinevaid kontekste nad kaasas kannavad ja nii edasi ja saavad aru, et mis inglise keel on väärt. Eestis see ei ole üldse sama kui see, et minu nimi on Virve ja inimesed küsivad, et mis sorti nimi see on. Ja siis, kui ma ütlen, et see on Eesti, siis nad küsivad, et kus kohal see on ja mida see tähendab Ameerikas. Et 2 väga erinevat konteksti ja see on pannud mind palju mõtlema selle peale, et mida tähendab motivatsioon keelt õppida ja keelt rääkida ja mida tähendab see keeleline kontekst. Nii, see oli niisugune üks asi, see asümmeetria, mida mina olen oma elus kogenud. Teine on see, millest loengus oli ka juttu, aga võib-olla mina tahaksin seda rõhutada, et laste keele omandamine, ta läbib küll mingeid nagu verstaposte ja on niisugune natukene mingil määral ennustatav trajektoor, aga on väga palju heterogeensust ka ühe keele omandamisel. Kui me räägime 2 keelest koos, siis on nii palju erinevaid tegureid, mis mõjutavad seda ja muudavad seda erinevaks erinevates kontekstides. Mu ema rääkis nendest erinevates kontekstides kodus ja ühiskonnas ja et kas 2 vanemat räägivad kumbki eraldi keeli või on üks keel kodus ja üks keel ühiskonnas ja nii edasi, et see mõjutab, aga ka sotsiaalmajanduslikud aspektid mõjutavad, et mis on vanemate taust, mis on nende haridus, kui hästi nemad oskavad seda ühiskondlikku keelt, millist abi laps saab koolis, kui tal on keelelised probleemid, kui tema keele areng ei ole täpselt sama nagu teised tema vanused. Ja siis lisaks sellele muidugi lihtsalt individuaalsed erinevused. Lastel on, nagu sellest loengust ka välja tuli, lastel on erinevad huvid, erinev motivatsioon, erinevad põhjused, miks nad tahavad või ei taha mingit keelt rääkida ja ka erinev keelevõime. Ja tänapäeva keeleteadlaste või ütleme kakskeelsuse uuringud keskenduvad päris palju sellele küsimusele, et mis see protsess on, mis siin peas toimub sel ajal, kuidas keeled mõjutavad üksteist, uued tänapäevased meetodid lubavad palju lähemalt vaadata seda, et mis peas toimub, kui laps õpib keelt ja milliseid erinevusi ta tajub ja milliseid erinevusi ta ei taju ja kuidas see üks keel mõjutab teist ja nii edasi. Et see on väga põnev uurimisala.
Ja siis viimane asi, mida ma tahtsin öelda, ma võib-olla lõpetan sellega lihtsalt üks väike pisike kommentaar, et hästi tore on kuulda neid vanu loenguid ja ma panin tähele, ma ei tea, võib-olla teised ka märkasid, et mingeid teisi termineid, mida kasutati, seal oli sõna jagam ja ma arvan, et ma ei tea, kas see oli välja mõeldud või kas seda kasutati laiemalt, aga ma arvan, et see on see, mida nimetatakse tänapäeval käsileheks nagu handout, kui olid niisugused paberil trükitud lehed, mida jagati siis, kui inimesed istusid koos ühes auditooriumis erinevalt tänapäevast, kus me kohtume siin arvutis ainult. Aga igal juhul väga armas oli seda vana loengut kuulata. Mul on ülesanne ka teile öelda, et mu ema vist jõudis ka kohale. Ma olen proovinud jälgida siin, et kas on. Ja kui te lubate, siis oleks tore lasta anda talle ka sõna ja lasta tervitada. Ma näen küll, ma siin vaatasin, et kus ja nüüd... nüüd ei ole. Oli? Vabandust. Peaks olema ikka. Jah. Tere. Ma ei tea, kas on video. All vasakul nurgas on mute sõna ja siis peaks olema. Ma võtsin mute'i ära, aga vist ei ole video. Ma arvan, et see võib-olla ei ole lubatud. Ma näen, et talking permitted ainult. Ma nii kaua vaatan, kas Tauno, meie ekspert siin saab tagapõhjas midagi muuta, kui mitte, siis kuulame su mõnusat häält. Sul on lihtsalt haruldane kuulata seda loengut, see on nii vahva, see on nii palju informatsiooni ja ma tõesti lähen tagasi kuulama, sest et mul tulid nagu mõned mälestused tagasi oma lapsepõlvest, et kuidas laps õpib keelt ja kuidas mina võib-olla õppisin midagi või oma tütre puhul. Nii et suur. Ja mul oli päris naljakas kuulda seda vana loengut. Peaaegu 40 aastat tagasi, mõelge, see on päris uskumatu. Ja siis, et minu tütar võis kommenteerida ja et ma sain tema kõnet kuulda täna hommikul. See kõik on väga tore ja väga südame soojendav, kui saab niimoodi öelda. Ja sa oled kindlasti väga uhke Virve üle, sest et ta on väga palju saavutanud üldse selle keele alal. Ja muidugi ma olen väga uhke selle üle ja ma väga nautisin seda kõnet täna hommikul. Ja tegelikult juhtub nii, et Virve vend Raivo oli ka minu juures, ta on külaskäigul just praegu ja istus ja kuulas ka ja mida ma tahtsin, oli midagi, mis ma tahtsin ütelda. Tema kommentaar minu loengu kohta oli, et minu hääl oli nii palju noorem. Ma ei tunne, et minu hääl oleks teistmoodi, aga võib-olla on tõsi küll. Igatahes suur tänu selle kõigi eest. Ma tahaksin teised klassikat kuulda, ma ei ole täitsa kindel, kas ma saan ikka veel ligi nendele. Ma hakkasin natukene hilja selle ideega, aga igatahes ma tervitan teid ja kõiki ja ma loodan, et tulevikus saab jälle inimesed kokku tulla isiklikult Kanadas. Ma väga hea meelega tuleksin kuulama ise kunagi, kui saaks. Nii et aitäh. Olete tere tulnud. Alati. Ja ma võib-olla küsin enne, kui me saame veel võib-olla mõni küsimus esineb siin kuulajaskonnas ka vahepeal, aga et Virve, kui sa kuulasid seda loengut, kas sul kerkisid mõned uued ideed või mõtted sellest või mis su mõtted olid, kui sa kuulasid seda? No tegelikult see on teema, millest me oleme emaga väga palju rääkinud ja isegi koos artiklit kirjutanud. Vähemalt mingi väike osa sellest, nii et minu jaoks oli üsna tuttav, aga toredad näited olid küll. Ma tahtsin öelda, et enne kui sa mikrofoni kinni paned, ema, siin on üks küsimus, mis oli kirjutatud mulle. Käbi Lokk kirjutas, et mis on su ema keelt taust ja kus ta eesti keelt õppis, et võib-olla ongi parem, kui sina kommenteerid seda kui mina. No hea meelega. No
minu vanemad olid prantslased, aga nad ei õpetanud mulle prantsuse keelt. Nad rääkisid küll omavahel prantsuse keeles, aga mulle ainult inglise keeles. Ma õppisin prantsuse keelt hiljem. Eesti keelest ma ei teadnud midagi, enne kui õppisin oma abikaasat tundma Eero Vihmanet. Aga siis väga varsti pärast, kui me kohtusime, tema oli lingvist, mina olen lingvist, meil oli nagu mäng, et tema õpetab mulle sõnu ja siis lauseid ja näiteid ja ma hakkasin päris alguses, kui me käisime koos, ma hakkasin küsima, kuidas sa seda ja teist ütled ja meil oli mõlemil tõesti huvitav hakata niimoodi eesti keelt kasutama. Ja ma käisin Eestis esimene kord aasta 65, ma olin Eerot siis tulnud umbes 2 aastat või 2,5 aastat. Ja ma veetsin 10 päeva Eestis. Eero ei tulnud, ta veel ei julgenud tulla. Ei olnud selge, kas ta tohib tulla, kas oleks probleem tema pere jaoks. Ja ma jäin sinna siis 10 päeva rääkisin ainult eesti keelt. Esimene päev mul oli suur peavalu päev, kui päev lõppes. Aga perekond olid väga abivalmis ja nad olid väga õnnelikud, et ma saan eesti keeles rääkida, ainult minu ämm rääkis inglise keelt, teised mitte. Ja kui ma tulin tagasi Eestis, ma sain Eeroga kokku Soomes, ta ootas mind seal ja ta leidis, et minu intonatsioon oli palju paremaks läinud 10 päevaga. Nii et see on see algus, siis see vist vastab küsimusele. Mina võib-olla küsin ka midagi, et loengu ajal, Merilin, sa küsisid, et ei-sõna kasutamine, kuidas lapsed seda võiksid õppida Eestis. Kas on vahepeal vastus tulnud sellele küsimusele või on teil Virvega juttu sel teemal olnud? Vabandust, ma ei saanud täitsa aru. Et loengu ajal oli juttu, et kuidas laps kasutab sõna ei, et kas sõna alguses või kõik lapsed on õieti hädas sellega, ei tähenda, mis keeles ta õpib seda, et sul kerkis küsimus loengu ajal, et oleks huvitav teada, kuidas Eestis tullakse toime ei-sõna kasutusega. Ja ehk Virve või Marilin võib-olla tahate kommenteerida seda selle kohta või mitte? Ma ütleksin, et inglise keeles see on palju keerulisem. See on üks asi, mis on inglise keeles palju keerulisem kui eesti keeles. On erinevate verbidega toimib erinevalt ja on see lisa abiverb ja nii edasi. Et lapsed, kes eesti keelt õpivad, ma arvan, kes nagu ükskeelsena omandavad eesti keelt, neil on vähem keeruline see küsimus, aga nüüd on eesti laste mõned väga head keelekogud, kus saab seda uurida. Ma ei tea, kas sellest otseselt on kirjutatud, aga mulle tundub nii palju, kui ma olen seda vaadanud, et see iseenesest ei ole nii keeruline eesti lastel, eesti ükskeelsetel lastel. Ja kui oleks nõu anda inimestele, kas on abivahendid või nõu inimestele, kellel on kakskeelsed perekonnad, et kuidas nad saaksid abiväge, et seda läbi viia paremini? Tegelikult see on hea koht reklaamida ühte väikest trükist, mis on välja antud Eestis eesti keeles mõned aastad tagasi. Ma ei oska praegu öelda, umbes 3 aastat tagasi. Ja mis nüüd kohe varsti tuleb nii vene kui inglise keeles välja. Ma võin panna lingi, et tegelikult see on trükk, see on nagu paberkandjal täitsa olemas, aga ma kohe otsin selle lingi ja jagan teiega siin chatis, et te võite seda kohe üles otsida veebis. Seal on palju nõuandeid ja natuke juttu sellest, et mis on niisugused ühiskonnas levinud müüdid ja kuidas tegelikkus on. Ja seal on nõuandeid ka ja seal on ka viiteid Eesti Integratsiooni Sihtasutusele ja niisugustele tänapäeval muidugi, mis kakskeelsetel peredel viga, neil on terve internet, eks ole, seal on palju tõesti abistavat materjali ja on sellised asjad nagu Üleilma kool, kus saab nagu päris niisugust eesti keele programmi läbida, mis ongi nagu lastele mõeldud
ja nii edasi. Ma näen, et üks tõstetud käsi on ka. Ahah, vaatan kohe. Ma lähen Terve, otsin sa selle oled lingi virgem üles. kui mina siin. Helgi Österreich on. Jah, okei. Helgi, ma annan sõna. Tere, Helgi. Ma kahjuks meil on praegu väga raske aru saada, mida Helgi proovib meile öelda. See tule hästi üle. See tuleb kahjuks rohkem nagu piuks välja kui sõnad. Nii et teine variant on, et kui hääl ei tule hästi läbi, on võimalik ka tippida siin chatis, kui on võimalik kommentaari. Muidu hea meelega kuulaksime küll, aga praegu hääl ei tule läbi. Q&A's on ka üks küsimus. Ahah, aitäh. Ma vaatan kohe Q&A's. Aitäh, Käbi. Siin on Tali poolt küsimus. Kas uurisite või olete uurinud ka kolmkeelseid lapsi, näiteks kodukeel, koolikeel, ühiskonnakeel ja kuidas see erineb kakskeelsusest? Et mulle või? Mõlemale õieti, kas Merilin soovid selle kohta midagi öelda? Ma ei ole uurinud, kuidas laps õpib kolme keelt. On inimesi, kes on seda võtnud kui spetsialiteet. Ma ei ole, ma arvan, et see ei ole põhimõtteliselt nii teistmoodi kui kaks keelt ja ma arvan, et ma vist vastasin 40 aastat või 39 aastat tagasi ühele küsimusele, et üks põhjus, miks on kasulik ikka olla kakskeelne, on see, et kolmas keel on kergem ja see on tõsi. Ma ütleks aga lihtsalt praktiliselt, et õppida kolm keelt korraga, tähendab, kui imik kuulab kolm keelt korraga, on väga raske püsida nende kõigiga. Kuidas hoida neid kõik kolm alles? See kõik oleneb, kas lapsel on põhjus õppida neid kolm keelt, kas tal on keegi, kellega ta muidu ei saa kommunikeerida. Ma arvan, see on kõige tähtsam asi. Ja Virve, on sul midagi lisada? Ja, ma lisan, see on hea küsimus, see on huvitav, et see minu arust selline küsimus või midagi kolmkeelsuse kohta tuleb väga sageli, kui ma räägin inimestega kakskeelsete laste kohta ja ma arvan, et tänapäevases Euroopas on see päris levinud, et näiteks vanemad omavahel räägivad inglise keeles või vene keeles või niimoodi ja siis kumbki vanem räägib oma tegelikus emakeeles lapsega või siis mõlemad vanemad on kuskilt mujalt tulnud ja siis on see ühiskonnakeel, kui ta elab Eestis või kuskil mujal. Ja ma ütleksin sama asja, et raske on seda hoida, et igal juhul see keeleline sisend, millest sõltub lapse keele areng, on jagatud. Kui on kaks keelt, siis on jagatud kahe keele vahel ja on täiesti võimalik lapsel õppida väga hästi rääkima kahes keeles. Aga nii kui tuleb kolmas keel sisse, siis üks neist ikka jääb alla, üks neist jääb natukene nagu vaeslapse rolli, et ei pääse. Ei ole nii palju aega või tähelepanu, aga sellegipoolest, kui tal on mingil määral passiivne mõistmine, siis kui ta tahab seda hiljem ise õppida, kuna see on talle oluline perekondlikus mõttes või siis muidu kasulik, siis tal on kindlasti parem tugi juba all. Siin on veel küsimus Veiko poolt. Välismaal kasvades on kohati noorte seas ärevus, piinlikkus, vigases keeles rääkimise suhtes. Mida te peate kõige olulisemaks teguriks selle ärevuse ületamiseks? Terve lasen, sa vasta. Ja, see on väga hea küsimus. Ja see on tegelikult, on uurijad, kes on ka teise keele õppimisel tegelenudki otseselt ärevuse teemaga, keeleline ärevus. Meil Tartu Ülikoolis on üks
doktorant, kes on just alustanud ja osalt tahab just seda küsimust uurida. Ja aga ma ei tea, kas mul on head vastust selleks. Muidugi üks asi on see, et no, näiteks inglise keeles on niisugune nagu cult of the native speaker, et nagu kui sa ei räägi perfektselt nagu just kui emakeelne rääkija, siis sul on kehv keel. Ja eesti keeles mina olen seda kindlasti tundnud, kui ma läksin Eestisse ja ülikooli ajal ja üritasin sisse sulanduda ja siis avastasin, et nii kui ma teen suu lahti, siis on selge, et ma ei ole päris. Siis muidugi mul oli ka suur ärevus ja piinlikkus ja ma mäletan, ma rääkisin, siis kui ma sain sõpradeks inimestega, siis mõne inimese käest uurisin, et mis asi see on, mis reedab mind. Ja siis üks väga nagu keeleteadlik inimene seletas mulle, et see, kuidas ma hääldan teed ja kaad, neid tähti või neid häälikuid, et see reedab, siis ma tegelesin nende häälikutega. Aga muidugi see ei ole ainult see on ka keele lause struktuur ja sõnad, mida sa valid ja nii edasi. Aga tegelikult ei peaks olema nii oluline, et mis sind reedab, kuna keel ja identiteet käivad kokku, siis muidugi on raske seda ületada, seda muret, et ma tahaksin, et nad kõik võtaksid mind omaks, justkui ei olekski mingit erinevust, aga muidugi on ja seda erinevust tegelikult tuleb celebrate ida. Et see on tegelikult hästi positiivne, et inimestel on väga huvitav tundma õppida inimesi erineva taustaga ja niimoodi, et mina lõpuks olen sellega leppinud, et ka praegu peale, et ma olen Eestis elanud peaaegu pool oma elu ja Eesti mehega elanud ja minu keel on palju parem, aga ka praegu mul ei ole 100% nii nagu inimesed, kes on Eestis üles kasvanud ja see on tegelikult tore. Aga kuidas sellest ärevusest, sellest sisemisest ärevusest üle saada, seda on raske soovitada. Ma lihtsalt mainin, et kui meil oli panelistid koos, siis õieti see küsimus tuli natukene teemaks ka ja ma arvan, see oli Lembit Tork, kes ütles, et tead, et ta lööb sellele lihtsalt käega, et ta teab, et ta räägib teistmoodi, ta hääldab asju vähe teistmoodi, aga see on tema omapära ja et sellest tuleb võib-olla rohkem rõõmu tunda, ja õieti paljud ei hooligi, et see on rohkem meie enesetunne, meil on väike kompleks, et meil ei ole see keel nii hea, et keel ei ole nii hea, kui teistel on, aga teised ei hooli. See on väga õige vastus, ma olen väga nõus sellega, ma lihtsalt olen ise sellega tõsiselt tegelenud, aga tegelikult see on palju tervislikum hoiak. Ja just, aga teine asi on teise keele õpetamisel. Muidugi see sageli ei kehti, kui me räägime siin väliseestlastest, aga teise keele õpetamisel on ka suur vahe, kas õpetatakse reeglite ja parandamisega või mänguga näiteks, et nagu mängime läbi igasuguseid rollimänge ja siis tunneme rõõmu sellest, et me üldse suudame ennast väljendada. See viib, ma arvan, see maandab või nagu vähendab seda ärevust, et tekitab rohkem seda rõõmu selle asemel, et muret, et kas nüüd on kõik õige või mitte. Aga inimestel on ka erinev sisetunne selles suhtes, et väga hea, kui saad leida selle rõõmu üles ja mitte nii palju muretseda. Nii, ma vaatan, et kas siin veel küsimusi on, ma nagu ei näe, et kui kellelgi on, ma vaatan, kas üks käsi läks siin püsti, paistab, et Helgi võimalikult proovib uuesti. Vaatame, tere Helgi. Vaatame, kas Helgi saab sõna võtta, võib-olla ta kogemata ka pani käe püsti, ta kuidagi viimane kord mainis, et ta ei olnud pannud kätt püsti, nii et kui me ei kuule midagi, sellega pole midagi katki, ma siis panen niimoodi. Et kas on veel midagi, mida teie tahaksite mainida või ma vaatan, et Merilin võib-olla ei ole enam siin meiega jututoas, aga et
aga Virve, on sul veel midagi, mingid projektid, mis sul on käsil või midagi seda, millest sa tahaksid veel rääkida või mainida? Ei, mul ei ole vaja oma projektidest rääkida. Ma arvan, et kõige parem asi, millega lõpetada seda on lihtsalt julgustada inimesi, et see on õudselt tore, et ka tänapäeval toimib metsaülikool ja et inimesed tunnevad huvi kakskeelsete laste vastu ja et muidugi tänapäeval see, et on võimalik siis, kui pandeemia üle läheb, siis on võimalik jälle Eestis käia lastega ja on nii palju rohkem ressursse, kuidas toetada kakskeelsust. See ei ole lihtne, nagu loengus oli kuulda, aga see on kindlasti, see väärib seda vaeva. Siin on üks veel käsi, see on nüüd Liivi Kasak-James. Ma annan sulle sõna, Liivi, kui tahad midagi öelda. Liivi, kes on oled sa praegu Uus-Veremaal? Jaa, kas te kuulete? Väga selgelt. Hallo, tere kõigile. Kõigepealt Maimu Metsaülikoolile küll on toredad loengud ja see terve asi. Ma tunnen nii lähedane kõigile seal. Istun siin väikses kohas nii kaugel kõigest. Suur tänu. Aga tahan ütelda, et ma just nägin Maimu, sina vist ei näinud, et ma helistasin Helgile ja ütlesin Moele, ja ütlesin, et proovi jälle ja ta proovis ja ma nägin, et seal sinises ütles, et Helgi Österreich is talking, aga sina vist ei pannud teda peale. Õieti ma panin ja siis ma jäin ootama. Okei, ma võin uuesti proovida. Ma ootasin natukene. Oota Maimu, kui sa näed Helgit, siis pane tema. Aga mina sooviksin ütelda midagi seal teie lingvistidele, et mina oma 3 poega neile õpetasin eesti keelt, rääkisin eesti keeles. Algusest saadik kohe, kui nad olid sündinud kohe. Minu abikaasa on inglise keele valdaja ja tema rääkis alati inglise keelt. Tema eesti keele õppimine ei läinud väga hästi, nii et tema ei õppinud. Aga lapsed õppisid korralikult seda eraldada, et mamma räägib eesti keeles, papa räägib inglise keeles. Ja mina seda õppisin minu õe käest, et räägi alati nendega eesti keelt. Ja minul oli, ma annan seda edasi teistele, kellel see võib-olla oleks otstarblik, et kui ainukene aeg, kui ma väljendasin ennast inglise keeles, kui lapsed olid seal, oli, kui nendel oli mõni inglise lapsekene seal, aga mina leidsin niisuguse mooduse, et ma rääkisin inglise keeles ainult selle lapsega ja siis keerasin oma lapse poole ja andsin käsud ja kõik eesti keeles. Ja siis keerasin inglise lapse poole ja tõlkisin kõik inglise keeles. Nii et oma lastega ma proovisin mitte rääkida õieti kunagi inglise keelt. Teine tore asi, mis oli, et kui lapsed tahtsid, et ma loen raamatut, töid raamatu andsid kätte, ema loe nüüd see jutt. Mina algusest saadik silmapilkselt tõlkisin kohe eesti keelde ja lugesin neile samad raamatud, mis nende papa luges inglise keeles. Mina lugesin neile just nagu oleks olnud eesti keeles. Ja ma tõesti senini ei tea, kas nemad arvasid, et seal on mõlemas keeles kirjutatud see raamat. Aga seda ma tegin ja ma arvan, et see oli suur abi neile, et niimoodi eraldada ja õppida, et emaga me räägime eesti keelt. Ja nüüdseni Maimu sa oled kohtanud, eks ole, Heinot, minu ühte poega, tema valdab ka eesti keelt, ei mitte nii hästi, kui ma tahaks, sest et Uus-Meremaal meil ei ole eesti kooli, väga vähe eesti üritusi, nii et mina olin ikka peaaegu ainukene, kes rääkis nendega eesti keelt, nii et see oli raske. Aga praegusel ajal on üks poeg elab Eestis ja see loeng, mis oli eila keele selles või varem, oli see, et Eestis, või see oli minu keskööse kell 4, aga ma võtsin osa, kui oli see loeng, Virve loeng. See asi, et kuidas Eestis noored tahavad ikka inglise keeles rääkida ja nii. Ma saan teile ütelda, et Heino leiab samat lugu, et kõik tahavad temaga inglise keelt rääkida. Nii et nagu ma aru saan, tema eesti keel ei arene, kuigi ta on nüüd seal paar aastat elanud. Sellepärast, et tema rohkem ja rohkem ikka kõneleb
kõikidega inglise keelt, mis on nagu minule kahjuks, aga noh, nii on. Hästi, see on kõik, mis ma tahan ütelda. Veel kord tänada seda neid toredaid loenguid. Ma loodan, et tulevikus Maimu, see loeng, mis oli nüüd Marilyni loeng, et on olemas niisugust tehnikat, et ära võtta kõik need hullud lennukid ja tuulepusinad. Me proovime oma parima, me vaatame, kas saame midagi teha, et need olid tõesti päris mürarikkad. Oli päris raske vahel aru saada, eks ole, mis Marilyn ütles, aga hirmus huvitav. Tänan sind, Virve, tänan sind, Marilyn, väga-väga tore ja Maimu teile suur kiitus. Aitäh, Liivi. Nägemist. Nägemist. Kas Virve on sul mingid kommentaare selle kohta, mida Liivi ütles? Ma kiidan muidugi väga tubli ja väga tore, et jagatakse kogemusi. Ma tegin sama asja raamatutega ja ma arvan, et mu ema tegi ka sama asja raamatutega. Helgi, nagu Liivi palus, ma proovin veel kord, et teen vabaks, et sa saaksid rääkida. Ja vaatame, praegu sul mikrofon on vaba minu poolt. Et kui soovid midagi öelda, oled tere tulemast ütlema ja kui me ei kuule midagi, siis teame, et sa igal juhul oled siin meiega koos ja aitad jagada seda kogemust siin täna. Nii, kuna Helgi poolt ei tule praegu juttu, ma siis võib-olla aeg on juba sealmaal, et on aeg hüvasti jätta, et ma ütlen sulle, Virve ja Marilynile ka, et suur aitäh ja ma tõesti loodan, et meil on veel võimalusi niimoodi arutada keele kohta. Keel on alati oluline teema, eriti perekondades, kes elavad välismaal, et kuidas sellega hästi toime tulla ja me oleme tõesti väga tänulikud. Tänan. Suur tänu kutsumast ja korraldamast. Head õhtut kõigile. Just. Ja enne kui me lahkume, ma lihtsalt mainin, et homme ongi meie viimane loeng sel nädalal ja see on nüüd Toronto aja järgi, see on kell 12 lõuna, Eestis oleks see kell 7 õhtul ja meil on Ardo Hanssoni loeng, see on videosalvestus, mis on haruldane näha meid kõiki, mis 28 aastat tagasi, kui me näeme ka saalis, kes seal rahvas on. Et kuulame Ardo loengu ära ja siis Ardo tuleb ka kommenteerima ja räägib natukene, mis ta arvab praegusest majandusest, oma kommentaarid. Nii et see on siis homme ja siis ongi meie nädalal lõpp. Nii et loodame, et teil on võimalik meiega liituda ka homme. Nii et kõike head ja head õhtut.